Tere ja õnnistatud nelipüha kõigile, kes te olete siin ja kes te jälgite meid ka ekraanide taga. Täna on kätte jõudnud päev, kus kogudus üle maailma rõõmutseb sellest, et nad ei pea elama selles elus ainult oma inimlikust jõust, vaid võivad elada Jumala väe abil selles maailmas, olla täidetud rahu ja rõõmuga. Ja täna sobib küll eriti hästi lugeda algussõna Apostlite tegude raamatust ja teha seda 2. peatükist, kus on tekst, mis räägib sellest, kui see kõik juhtus. Kui nelipühipäev ja nelipüha pühitseti siis 50 päeva pärast Jeesuse ülestõusmist. Kui see nelipühipäev nüüd kätte jõudis, ma loen siis Apostlite tegude raamatu 2. peatükist 1. salmist alates. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt, kui taevast tuli kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Lüübia maades Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju. Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab selline olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Siis tõusis Peetrus koos nende 11 püsti, tõstis häält ja kõneles neile, Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teile teada ja pange tähele mu sõnu. Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell 9 hommikul, vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud. Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja ülev. Ja sünnib, et igaüks, kes süüab appi issanda nime, päästetakse. Armsad vennad ja õed, nelipüha sündmus, millest Apostlite tegude raamatust lugesime, tuletab meelde midagi väga olulist, et Jumal ei ole jätnud oma rahvast iialgi üksinda ilma Jumala väest. Ta läkitas püha vaimu, ta läkitas väevaimu, ta läkitas selle julguse vaimu, ta läkitas selle lohutaja, kellest sõna oli juba ette kuulutanud. Kartlikest jüngritest korraga saavad julged mehed,
Peetrus tõuseb ülesse ja mitmed nende hulgast saavad olema julged Jeesuse evangeeliumi kuulutajad. Sama püha vaim tegutseb ka täna Jumala laste sees ja nende kaudu. Ja Jumal tahab täita ikka ja jälle inimese südant selle usu, selle rahu, selle rõõmuga, millest ta on rääkinud. Ja ma usun, et kui me tuleme ka nüüd Jumala ette, teda kiitma ja ülistama, siis me avame kindlasti oma südamed, oma mõtted, oma meeled temale, kes on meid kutsunud, et kogeda tema lähedalolu, kogeda tema häält, kogeda tema ligiolu meie keskel. Olgu see aeg täna siin, üks eriline aeg ka sinu jaoks, et sa kogeksid Jumala väge oma elus, kogeksid Jumala rahu. Ma palun, et ülistajad tulevad ja me tõuseme ja palvetame üheskoos, et issand Jeesus Kristus, kes on andnud selle 4 püha tõotuse ja mis on läinud täide, et tema oleks täna siin meie keskel sellises väes ja haus, et me kogeksime reaalselt teda. Isa, me täname sind, et sa ei ole jätnud meid mitte vaeslaste ossa. Me täname sind sinu kalli poja Jeesuse Kristuse eest, kes Golgata ristile kandes kõik meie patud ütles, et see on lõpetatud. Aga Jumal, ma tänan, et sa oma poja läbi andsid eelnevalt öelda oma rahvale julgustavaid, kinnitavaid ja profeteerivaid sõnumeid. Ja üks nendest oli, et sa läkitad oma püha vaimu. Ja see juhtus, issand, me täname, et püha vaim on välja valatud ja ta elab meie südametes. Jeesus, ma toon sinu ette kõik need armsad inimesed, kes igatsevad, kes on näljased ja jänused, et kogeda sinu vaimuväge oma elus ja kes ootavad, issand, ka täna, et sinu vaim täidaks neid. Ja ma usun, et taevad on avatud seal, kus on koos ühed avatud südamed. Issand, olgu see aeg siin, selle ülistuse keskel, palvete keskel, sõna kuulutamise keskel, just see aeg, kus me kogeme, issand, et sinu väevaim on täitmas meid uue jõuga, on täitmas meid rahuga, annab lootust ja kinnitust. Issand, tänu ja kiitus sulle, et sa oled suur, sa oled vägev, sa oled kõikvõimas. Jumal, olgu see õnnistuse aeg üle kogu selle maa, üle kogu Eestimaa. Me austame ja kiidame sind, issand. Aamen. Ja täname tõesti avatud südametega teda, kes on väe ja kõige julguse ja rahuga täna meie keskel. Halleluuja. Kiitus issandale ja ülistajad, olge head. Tervitusi Muhu koguduse poolt. Ja andke mulle andeks, kui see pill ei tee täna väga ilusat häält, sest see pill on mulle võõras ja ma ei osanud sellest head heli väljal võluda. Aga Jumal nagunii näeb meie südameid. Su tahe sündida ses paigas, et see au su nimel tooks. Las kõik inimlik, mis on ses paigas, kauks, et sa võiks ärada. Sinu au ja suurust me ses paigas igatseme kogeda. Las
sa võiks särada. Sinu au ja suurust meelses paigas igatseme kogeda. Las su au, las su suurus siin me keskel nüüd. Las su au, las su suurus ilmutame keskel nüüd. Las su au, las su suurus siin me keskel nüüd. Las su au, las su suurus ilmutame keskel nüüd. ma ülistan sind. kõik maa peab Jehhovale hõiskama. Ülistame sind, ma ülistan sind, ma ülistan sind. Jeesus, Jeesus, ma ülistan sind, ma ülistan sind, ma ülistan sind. Jeesus, Jeesus, mõistan Jehovale kõik ilmamaa. Teenime Jehova rõõmuga. Tulge tema palgete hõiskamise
seisab sinu sõna, juhitse väga ja hoolitsega aus. Sa oled issand nii taevas kui maa. Oled issand sa. Oled issand sa. Oled issand sa. Oled issand sa. Kroonidega kroonitud ja juhid kõike õiguses. Kroonidega kroonitud, kõik seisab sinu sõna. Juhid sa väga ja valitseda aus. Sa oled issand nii taevas kui maa. tänu Jumalale, tema on kroonidega kroonitud. Ütle seda, sa juba istusid, aga tõuse, sellest pole midagi. Tõuse, võta üks väike aeg, tervita oma sõpra ees ja taga, inimest, keda sa veel täna kättpidi ei ole saanud tervitada ja no nii. No, seal läks juba pikemaks tervituseks. Tore. Tore, mõni inimene on üle pika aja meie keskel jälle ja suvi on lähenemas ja inimesed on rohkem liikumas ja siin on erinevaid inimesi erinevates kohtades. Aga hea meel on, et meil on täna nelipühal võimalus ka lisaks sellele, et õige varsti jagan teiega jutluse, kuulata meie armsaid õdesid ja täna on siin armas õde Kristel, kes tuleb ja juhatab sisse korjanduse osa. Nii et ma palun, Kristel, et sa võiksid juba siia ettepoole liikuda ja siis kuuleme ka täna ühe imelise tunnistuse, nii et Jumal elab meie keskel läbi tunnistuste ka. Aitäh! Hommikust siis armas kogudus ja ilusat pühapäeva. Et nädal on jälle läinud, kuidas kellegil, minul hästi kiirelt, hästi pingeline. Eile siis oli üks vaba päev, kus ma mõtlesin, et ma siis toimetan oma aias ja panen veel maha seemned ja istutan taimed, mis on tegemata. Ikka selles lootuses, et kui ma midagi maha panen, siis ma saan ka sealt ühel päeval midagi, eks ju. Et keegi ei lähe ju seemneid maha panema, kui ta ei looda sealt midagi saada. Ja niimoodi toimetades seal, ma olin päris kaua õhtul maal, tuli mul järsku meelde, et oi, ma pean ju pühapäeval siin midagi jagama. Mina kui korralik lasteaiaõpetaja, ma ei lähe kunagi midagi kuskile, ma ei tea, kellegel rääkima, kui ma ei ole ette valmistanud. Ja see oli mu jaoks ikka, mõtlesin appi, mis nüüd siis saab, ma jõuan õhtu hilja koju, mida ma teen. Aga siis niimoodi seal siblides, mul hakkasid sellised mõtted peas jooksma ja siis mul tuli meelde üks lugu, mida ma vist kunagi olen rääkinud pühapäeva koolis lastele. Ja mulle endale see lugu väga-väga meeldib, sest see on niisugasti kuidagi julgustav ja ülestõstev ja ma mõtlesin, ma räägin siis selle loo täna. Et see lugu räägib ühest naisest, kellel oli 2 ämbrit. Ja ta pidi iga päev siis
omale jõest vett tooma selle 2 ämbriga, siis tal oli niisugune nagu oks või pulk või kook või mis see nimetatakse, kus siis mõlemal pool olid ämbrid. Ja niimoodi ta siis seda vett seal õlgade peal tassis. 1 ämber oli terve, aga teisel oli pragu sees. Ja alati, kui ta siis koju jõudis, siis 1 ämber oli vett täis, teine oli poolik kahjuks. Ja niimoodi see kestis pikka aega, kui ta siis seal niimoodi käis. Aga see katkine ämber oli kuidagi kurb ja siis ta ütles selle naisele, et ma olen katki ja ma ei suuda korralikult vett tassida. Ja siis see naine ütles, et kas sa märkasid siin tee ääres lilli? Ämber vaatas ringi ja märkas tõesti, et ühel pool tee äärt kasvasid ilusad värvilised metsalilled, teisel pool ei olnud midagi. Ja see naine ütles, et ma teadsin sinu praost. Et alati, kui me siit mööda läksime, et ma olin siia seemned külvanud ja siis sina tilgutasid ja kassid neid kogu aeg ja täna on siin ilusad lilled. Et tänu sinule kasvavad siin lilled. Ja ämber jäi väga vaikseks ja mõtles. Ja naine ütles talle, et mõnikord me arvame, et meie nõrkused teevad meid kuidagi väärtusetuks. Aga isegi nende katkiste kohtade kaudu võib tegelikult sündida midagi väga ilusat. Ja kui meie anname siis edasi seda, mis meil on anda, olgu see siis armastus, hoolimine, hea sõna, raha, mis iganes, siis Jumal võib seda kasvatada palju rohkem, kui me ise suudame tegelikult seda näha. Nii et ära karda külvata head, ära karda anda. Jumal näeb seda, kui seda tehakse armastusega. Ja Jumala käes ei lähe kaduma mitte ükski seeme ega raisku mitte ükski veepiisk. Ja Galaatlastele 6:9 ütleb siis, et kui me teeme head, siis ärme tüdime, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Ja palvetame siis. Armas Jumal, me täname sind kõige eest, mis sa meie ellu külvad. Aita meil olla avatud südamekandjad, jagada seda armastust, hoolimist ja headust. Anna meile usku külvata ka siis, kui me kohe vilja ei näe. Ja õnnista iga inimest, et me võiksime edasi anda rõõmu, lootust ja armastust ka teistele. Õnnista ka seda kokkupandavat ohvrit ja et see võiks olla õnnistuseks väga paljudele. Aamen. Suur tänu, Kristel, selle imearmsa loo eest ja väga õpetliku loo eest. Ja eks meie Jumala lastena ka ju leiame, et me ei ole täiuslikud alati. Ja paistab, et sellest ei ole katki mitte midagi. Vahel on isegi hea, kui mõni pragu sinu elus on. Sealt voolab välja see, mida teine inimene vajab. Võib-olla just see sama tunnistus, mis sa jagad, et näed, mina ka ei õnnestunud, kukkusin läbi. Teisele inimesele on see suureks julgustus. Näed, ma ei ole ainuke, on ju. Aga sa kastad enda nende pragudega ja ma vaatan, et rahakotil on ka mitu pragu mul seal ülal sahtlis. Ega need asjata pole, need on ikka sealt, et sa selle rahatähe kätte saad ja kellegile saad ulatada. Nii et loodame siis, et meie praokesed meie elus ja meie asjades ei ole asjata, vaid igal asjal on ka ikka oma eesmärk, nii et tänu Jumalale ka iga rõõmsa annetaja eest. Ma nimetan ka siis mõningad teated järgmine nädal. Nii nagu ikka on võimalik siis tulla kokku teisipäeva õhtul kella 7 siia osadusgruppi ja kolmapäeva hommikul tavapäraselt jätkub ikka palve hommik kell 10, neljapäeva õhtul palve õhtu kell 7 ja järgmine pühapäev siis saame tulla taas kokku ja meil on jutlust pidamas siis diakon Ain Vares. Kes on nüüd vähe tähelepanelik olnud, siis te näete, et me juba valmistume talveks. Õues on mitu koormat küttepuid toodud ja ma tänan südamest Kalvit, kes ühe koorma usinasti ära ladus
reedel ma ladusin ise ka, aga näed, 3-ga hakkama ei saanud, Kalvi. See on nii, et kellel vähegi aega ja soovitavalt, siis soovitan tulla ja panna ka oma käsi külge, seal ei ole midagi keerulist ega rasket. Lihtsalt laome need puud, mis aeg-ajalt siia siis tulevad, ilusasti sinna õue virna ja nii meil on siis jälle lootust talvel soojas toas olla. Nii et sellega saavad hakkama kõik naisterahvad, meesterahvad, nooremad, vanemad ja puude ladumine on hea treening ka, ei pea kuskil fitness-saali minema, tuled siia ja on kena värske õhk ja puud saavad laotud, nii et julgustan teid ka osalema sellistes praktilistes asjades. Siis ma tahaksin veel tänada kõiki, kes on andnud oma panuse ja kohvikus te olete näinud, et laudadel on olnud ka sellised bülletänid, milleks on siis meie suvepäevadeks valmistumine ja paljud teist on ka kuulnud sellest, et me soovime sellel suvel püstitada ühe statsionaarse PVC halli ja siis oleme kutsunud meie oma inimesi üles, aga ka sõpru, et seda kõike toetada, sest väljaminek on suur, 74 000 maksab see telk ja pluss platsi ettevalmistus, kuhu see telk panna. Aga peab ütlema, et me oleme ütlemata tublid olnud. 28 000 eurot, mis oli vaja ettemaksuks teha, et telki tellida, on tehtud. Ja sellega juba tegeldakse. Platsi ettevalmistustööd käivad, sellega tegeldakse. Ja nüüd 15 juuni on meil vaja maksta 10 000 eurot siis metallkarkassi eest, kuhu see nii-öelda kate peal pannakse. Ja igal ühel on võimalik, nii palju kui sa suudad, jaksad, siin on kontonumber, ole kõige sellega kaasas, sest meil on usku, suvepäeval me oleme selles uues telgis, uue platsi peal. Ja ma tean, et nii mõnedki teist on juba otsustanud iga kuu väikese panuse anda ja mõne jaoks on see väga suur. Ja tegin ka meie oma juhatuse, suure kiriku juhatuse vendadele ettepaneku, et meil tuleb olla endal eeskujuks ja 14 juuni iga vend juhatuses ajab kokku 500 eurot. Ja mina usun, lisaks sellele, siin on vaimulik printsiip sees, täpselt see, mida Kristel sa ütlesid, kui me külvame seemned maha ja me kastame neid nii-öelda taevaste vihmadega, kuule, Jumal on asja taga, me oleme näinud neid imesid, me oleme näinud muudetud elusid Lootuse külas, mitmed nendest täna on töötegijad EKNK-s ja panustavad sellesse ja selle tõttu, et keegi on toetanud nende olemisprogrammis. Nad on koos meiega nendel suvepäevadel, me saame rõõmustada ja pidutseda ja tunda rõõmu, et üheskoos on võimalik teha suuri asju ja koos Jumalaga me suudame, saame hakkama. Nii et julgustan teid olema asjadega kaasas ja tegema oma osa selleks. Siis on meil veel nüüd üsna pea, mõne nädala pärast juuni alguses tulemas meie sõbrad Inglismaalt, mõned neist on juba eelmine aasta käinud, Eelimist 5-7. juuni, lühike selline missioonireis, aga 5. juuni, see on reede õhtu, me korraldame siin pühavaimu õhtu ja olge põneval, palvetage selle pärast, sest me usume, et on neid inimesi, kes ootavad ja igatsevad pühavaimu andide järele ka. Ja me usume, et sellel õhtul siin, kui nad on meie keskel, taevad on avatud, Jumala püha vaimuga, inimesed saavad täidetud, nii et kella 6:30, 5. juuni olete oodatud siia. 6. juunil, see on laupäev, olete kõik oodatud Orissaarde, seal on ülistuse ja palvepäev kella 2 kella 5. Ja pühapäeva hommikul nad teenivad siis siin Jumala teenistusel kell 11 ja õhtupoole ka Hellamaa külakeskuses kella 4 ja peale seda Hellamaa jumalateenistust on nii Nelikaare vennatööd, Orissaare vennatööd, Muhu vennatööd, kõik oodatud ühisele grilliõhtule, nii et tunneme rõõmu ka sellest, et Jumal on meid üksteisele kinkinud ja lihtsalt võtame üks aeg, et julgustada ja olla sellise ühise kaetud laua taga ka, nii et kellel vähegi võimalik, soovitan ka seal osaleda. Ja siis on olnud meil sellel
nädalal, mis on kohe siis lõppemas, mõned inimesed, kes on tähistanud oma sünnipäeva. Üks neist on vend Alois, kes täna arvatavasti on Sõrvemaal, aga tervitame Aloisi ka, kui ta jälgib meid ekraanide vahendusel. Ja Marika Kivinen, kes on ka tähistanud oma uut eluaastat. Ja aprilli lõpus, 30. aprill oli jaanakuus. Sinul oli ka sünnipäev. Sina oled täna siin nendest, keda ma nimetasin, ja nii nagu meil ikka tavaks, me kutsume sind siia ette ja tahame sind õnnistada ka, ja ma palun, et õde Angela tuleks ja palvetame. Ole hea, Jaana, tule siia, ja me kogudusega ka tõuseme hetkeks veel ja sirutame oma käed Jaana poole ja õnnistame teda. Kallis Jeesus, ma tänan sind selle armsa öö eest. Issand, ma palun sinu tarkust ja sinu hoidmist üle Jaana. Sa tead kõikide teid, sa tead kõikide tegemisi. Ma palun ühte üleloomulikku juhtimist. Seda, mida me kõigil nendel teedel, mida me ei oska ise ette näha, aga sina tead ja sina näed. Ja avada silmad, ma palun nägema rohkem ja kaugemale füüsilisest nägemisfäärist ja ta kõrvad kuulma lisaks füüsilisele seda, mida sina räägid. Ja ma palun, et sa hoiaksid ta tervist ja juhiksid finantsilistes olukordades. Jeesuse nimel ma tänan sind tema eest. Aamen. Suur tänu, Angelal, olge head ja võtkem istet. Aga nüüd ma alguses siis mainisin ka, et meil on täna üks tunnistus ühelt armsalt õelt, kes on Muhu koguduse liige Kaide, ja eks ta ise räägib, ma ei hakka midagi ette rääkima. Kaide, ma palun sul tulla ja jagada see tunnistus. Mul on lihtsalt tunnistada, kui suur, kui vägev, kui võimas on meie Jumal ja et ta jääb alati ustavaks. Kindlasti on väga paljud näinud seda uudist, nii uudistes kui ringles ka Facebookis, et üks 12-aastane tüdruk kukkus võimsa elektrilise tõukekaga, langes koomasse ja sattus haiglasse. Mida nüüd paljud ei tea, on see, et seesama tüdruk on minu lapselaps. Et ta on siis mu vanema tütre kõige noorem tütar. Seda masinat ei olnud ostetud talle, vaid tema oli siis see, kes oma sõbralt selle laenas. Talle pakuti ka kiivrit. Ta ütles, pole vaja. Tal olid ilusad lokid peas. Kes siis kiivrit tahab pähe panna? Ja läks proovisõitu tegema. Neil omal on ka kodus need pisemad rattad, need väiksema võimsusega. Ja alati sõidavad nad kiivritega. Aga seekord oli nii. Ja 55 kilomeetri pealt ta siis kukkus. Ja kukkus nii, et ta pealuu oli ühest kõrvast teiseni pooleks. Ja õnneks oli Jumal juba vaadanud inimese, kes seda pealt nägi, kes kohe kiirabi kutsus. Kohe helistati ka koolist ja vanematele ja nad olid hetkega kohal, see oli 2 kilomeetrit eemal see sündmuskoht. Ja nad läksid, isa läks kiirabi autoga kaasa ja tüdruk oli autos ainult rõõkinud. Ta oli rõõkinud, mul on nii valus ja siis ainult karjus ilma ühtegi sõna ütlemata. Et siis ta langes kooma. Ja ta oli üleni lahases, sest nad ei teadnud ju, mis vigastused seal võivad olla. Ja esialgu taheti sõita ikka lastehaigla, aga
olukord läks nii kriitiliseks, et nad otsustasid PERH-i sõita. Ja siis ta oligi seal koomas. Ja vahepeal, kui ta üritas teadvusele tulla, siis ta oli nii segane, et ta oleks tahtnud kohe kuhugi tormata, kõik need hingamisaparaadid, kõik välja kiskuda, nii et nad olid sunnitud talle panema siis teda narkoosiga magama. Ja õnneks uuringutel selgus, et mitte midagi ei ole viga. Kõik kaelalülid on terved, kõik selgroog on terve. Ei ole ühtegi luumurdu, välja arvatud kolju. Kuidas samal päeval, kohe kui see õnnetus oli juhtunud, meil on niisugune Facebooki või Messengeri grupp, kus meie pere naised on kõik seal sees, saadab siis mu tütar sõnumi, et me oleme praegu haiglas, olukord on äärmiselt kriitiline, et Peetil oli väga raske õnnetus. Mina olin tööl ja mul on seal ka väga rasked asjad kogu aeg laua peal. Ja ma tean, et ma ei saa päris välja lülitada, aga ma ei tea, kas te olete tundnud seda tunnet, mis käib seest läbi, kui sa saad sellise uudise. See nagu halvab sind hetkeks. Ja siis ma hakkasin Jumalaga nõu küsima, mida edasi teha. Kas helistada mõnele õele-vennale kirikust või jätame selle esialgu ainult oma pere siseringi, sest minu tütred on ka käinud pühapäevakoolis väikesest peale, nad teavad, kes on Jumal ja mida ta suudab. Ja ma usun, et see oli Püha Vaim, kes juhtis mind just niimoodi tegutsema, et ma siis koostasin meile palved, kirjutasin sinna Messengeri gruppi, et me palvetaksime kõik ühtemoodi. Sest kus minu nimel on ühel meelel koos, kas või 2 või 3, siis see saab neile, mida nad paluvad. Ja järgmine päev üritati siis teda üles äratada. Aga see läks väga ebaõnnestunult, sest ta jälle hakkas kohe tormama, kohe tahtis kõik ära tirida. Nad 6 hoidsid seda 12-aastast tüdrukut seal voodi küljes kinni, et midagi juhtuda ei saaks. Sidusid ta kinni ja panid ta uuesti magama. See oli väga raske hetk vanematele. Aga juba järgmisel päeval äratamine õnnestus. Need võõrutusnähud olid teised koledad asjad, mis sinna nüüd järgnes, sest ta oli olnud tugeva narkoosi all juba 3 päeva. Aga kõik see on ikkagi väike asi, seda oli vanematel väga valus vaadata, sest vanemad ei jätnud teda kordagi üksi, nad on siiamaani temaga koos seal haiglas. Ja kõik need oma silmaga pealt näha kogu seda agooniat, nagu mu väimees ütleski uudistes, et nad ju ei teadnud, millega see lõpeb. Kas ta jääb elama või kui jääb elama, siis millisena? Et kas ta üldse tunneb kedagi ära, kas ta üldse hakkab rääkima, liikuma, sest ajutraumad on päris kohutavad. Kõrvast jooksis tal verd mitu päeva, ninast tuli ajukeelme vedelikku. Ja siis aga juhtuski niisugune ime, et ta ärkas ülesse. Ta tundis kõik ära. Ta motoorika on korras. Ainult need võõrutusnähud olid kohutavad, siis ta kraapis seal lina ja tahtis ära minna ja ütles, viige mind koju. Aga täna hommikul saatis tütar mulle video, kus juba seesama meie petikene laulis, kõndis ja andis teada, et täna loodetavasti lastakse nad koju.
See on nii suur ime. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Ka arstid ütlevad, et nad ei ole sellist asja näinud. Et nädala ajaga sellisest traumast tuleb üks laps välja. Mu tütar kirjutas ja teised tütred ka, et nad kõik lugesid, ma saatsin neid palveid iga päev, kui oli jälle midagi paranenud, need tänupalved ja kõik. Ja mu tütar ütles, et nemad koos mehega lugesid neid valjusti, palvetasid. Me kõik olime ühes kohas. Ja kui me oleme ühel meelel koos mingi asja pärast, siis Jumal on meie keskel. See oli mu sõnum. Aamen. Aitäh, Kaide, jagamas seda. Ma usun, et see, mida, Kaide, sina tegid vanaemana, see oli ainuõige viis, mida üks vanaema saab selles olukorras teha. Olla oma lastele toeks ja need palved, mida sa oma laste jaoks ka kirjutasid, ma usun täpselt samamoodi. See on Jumala püha vaimu juhtimine sinu elus olnud. Ja kuulda nüüd täna seda, selle tulemust, see ainult kinnitab, see ainult julgustab, mis iganes need olukorrad meie elus ei oleks. Jumal kuuleb palveid. Ta kuuleb. Ma arvan, et nii mõnigi võib tulla, Kaide, sinu juurde ja igaks juhuks endale sinu käest selle palve küsida, sest ma usun, et ka see palve oli Jumala juhatatud, just need sõnad, mis sinna kirja panna. Nii et 4 pühapäeval kuulda sellist tunnistust, see on nii vägev ja see näitab veel kord seda, et püha vaim, ta elab, ta tegutseb. Ta on kõikjal seal, kus tema laps vajab tema abi. Me lugesime hommikul, kui alustasin seda teenistust siin ka, seda Apostlite tegude raamatu sõnumit siin alguses. Ja täna on tõesti see päev, kus üle maailma kristlik kirik tähistab 4 püha, seda päeva, kui Jumal valas oma rahva üle püha vaimu. Ja 4 püha ei ole mingisugune sündmus kuskil 2000 aastat tagasi. Jah, ühel viisil ta juhtus seal, aga võib öelda, et see on Jumala tõotus, mis täpselt just täna kehtib ka meie jaoks. See sama vägi, Jumala vägi. Täna me ei vaata ka ristile kui ju kaotuse märgile. Ma panin siia risti üles. See rist on käinud 10 aastat mööda Kuressaare linna tänavaid. Suurel reedel. Ja see on selge sõnum, rist on tühi. See on tühi. Ja kes on käinud Jeruusalemmas, need ütlevad, et haud on ka tühi. Mina ka olen käinud ja näinud seda paika. See oli tõesti tühi. Jeesust ei olnud seal. Jeesus Kristus, Piibel ütleb, on ülesse tõusnud ja istub Isa paremal käel. See on täpselt see, mida Piibel ütleb. Ja just sealt on tema välja valanud püha vaimu oma koguduse peale. See tähendab, et ristitöö ei ole lõppenud Golgata mäel selle vili. See elab ja tegutseb täna püha vaimu kaudu edasi meie sees, meie kaudu. Jeesus ütles oma jüngritele enne taeva minekut, mida? Ta ütles, te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad. Need sõnad on väga olulised, mis ta ütles seal, sest Jeesus ei saatnud jüngreid sellesse maailma lihtsalt hea tahte najal või ühe inimliku jõuga, vaid ta ütles neile, oodake, stopp, oodake, ärge minge enne, kui te olete saanud väe kõrgelt. See oli, mida ta ütles. Ja jüngrid ju armastasid oma õpetajad, nad armastasid Jeesust kogu südamest ja nad uskusid temasse kui õnnistegijasse. Nad olid näinud imesid, mida Jeesus tegi ja neid oli päris palju. Ja samuti nad olid näinud üles tõusnud Kristust, kes ilmus 40 päeva jooksul erinevates kohtades paljudele inimestele ja jüngritele sealhulgas. Aga ometi ütles Jeesus neile, et sellest ei piisa, et te olete näinud neid imesid ja näinud mind elavana.
Nad vajasid keda? Püha vaimu, sest Jeesus läks, teda enam ei olnud nende kõrval. Nad vajasid püha vaimu, nad vajasid püha vaimu väge. See kehtib ka meie kohta, sõbrad. Me ei suuda olla selles maailmas kristlased ainult omast jõust või heast tahtest. Meil puudub see. Me vajame Jumala väge, et olla tema tunnistajad. Me ei jaksa armastada, me ei jaksa andestada, tunnistada ega lõpuni vastu pidada ja ustavaks jääda ainult inimliku jõuga. Me oleme näinud seda. Me ei jaksa, aga me oleme ka kuulnud Jumala tõotust. Oodake, sest ma annan teile väe kõrgest. Kui nelipühipäev kätte jõudis ja ta jõudis, olid jüngrid koos ja mis nad tegid? Nad palvetasid. See, mida Kaide sina oma tütardega tegid. Kui asi oli käes, nad palvetasid. Mis iganes see asi sinu elus täna ei oleks ka. Palveta, palveta, ära lõpeta palvetamist. Ja äkitselt selle palve ajal juhtub midagi enneolematut. Nad ei teadnud seda ette, aga korraga midagi toimub. Ja piibel ütleb, äkitselt tuli taevast kohin nagu tugev tuul ja mis juhtus? Ja nad kõik, kes olid seal üheskoos palvetamas, täideti püha vaimuga. Nii ütleb Jumala sõna. Ja see muutis nende elu täielikult, kardinaalselt. Kartlikest meestest said korraga julged tunnistajad. Need, kes enne peitsid end lukustatud uste taga, nemad lähevad välja ja hakkavad avalikult kuulutama Jeesusest. Üks nendest oli Peetrus, kes oli ju Jeesuse salanud 3 korda. Ja nüüd, kui ta oli püha vaimuga saanud täidetud, olukord täiesti muutub. Tema tõuseb ülesse ja hakkab kuulutama koos nende 11-ga. Vahel inimesed kardavad või nad ei mõista püha vaimu tööd. Mõni küsib, kas see on ikka minu jaoks? Kas see ikka on minu jaoks nii oluline? Aga Jeesus ütles väga selgelt, Luuka 11.13, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Püha vaim ei ole ainult vähestele või nii-öelda väljavalitutele. See on Jumala kingitus kõigile tema lastele. Nelipühal me näeme, et Jumal ei vaadanud inimese päritolu peale. Ta ei vaadanud tema hariduse taseme peale ega tema staatuse peale. Ta täitis täiesti tavalised inimesed oma vaimuväega. Ja ta teeb seda tänapäeval. Ma usun, selles olukorras, kus Kaide oli, sa tajusid ja kogesid, see on Jumala vägi, mis andis sulle selle jõu, et selliselt tegutseda. Inimlikult me teame, mis juhtub sellistes olukordades ja paljudega on juhtunud, kes ei oma püha vaimu väge. Miks on vaja püha vaimu? Püha vaim annab väe. Ta annab väe, et elada kristlasena. Ta annab julguse, et olla tema tunnistaja. Ta on lohutaja, kui me oleme rasketes olukordades. Ta juhatab meid, kui meil on vaja teha mingeid otsuseid. Ta on andnud meile samuti vaimulikud annid, et teenida neid inimesi, kelle keskel me oleme. Me näeme, kui vajalik on olla täidetud tema vaimuväega. Piibel räägib ka keeltes rääkimisest ja me lugesime, kui see asi juhtus hommikul kell 9. Mõni võib selle eest tunda hirmu ja ebakindlust, sest nad ei tea, kas see ikka kõik on Jumalast. Keeled, mida ta korraga räägib, ta ei saa nendest ise aru. Tundub imelik. Ja nendele, kes seda kuulsid, tundus ka imelik. Nad arvasid, et need vennad ja inimesed on täis magusat veini. Aga Peetrus tõuseb üles ja ütleb, ei, see ei ole see. Jumal oli täitnud nad oma väevaimuga ja see väljendus erinevatel viisidel. Jumal ei anna oma lastele kunagi midagi halba. See ei ole Jumala loomusest, ta ei tee seda. Hingevaenlane on see, kes tahab tuua ja rikkuda ära Jumala hea plaani Jumala laste elus. Aga Jumal annab alati midagi head. Jeesus ütles, kui poeg palub muna, ega isa ei anna talle skorpioni. Kui sa palud Jumalalt uusi keeli, miks sa arvad, et Jumal annab midagi sulle, mis on vale? See ei ole tema loomus.
ta annab seda, mida sa palud. Keeled, võrratu, kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Jeesus rääkis väga palju pühast vaimust, kui ta oli jüngrite keskel, sest ta teadis, kellest ta räägib. Ta teadis, kui vajalik on ühele usklikule inimesele püha vaim. Mitte lihtsalt, et mu nimi on kirjas kirikuraamatus. Tore, kui see on seal kirjas, aga kas sa suudad selle tõttu elada nii, nagu Jeesus ütles, tema jüngrid peavad elama? Ei suuda. Ei suuda. Inimlikust jõust me ei suuda seda. Aga Jumala väe läbi me suudame. Keeltes rääkimine ei ole midagi, mida peaksid sa kartma. See on and. Piibel ütleb, see on and, mis ehitab üles usklikku ennast. Kui sa oled olnud rasketes hetkedes, siis kindlasti on sul see kogemus olemas, kes sa kõneled võõraid keeli, sa hakkad lihtsalt keeltes palvetama. Sa ei tea ise alati täpselt, aga sa palvetad ja korraga sa tunned, kuidas Jumal hakkab sind üles ehitama seespidise inimese poolest. Aga kõige tähtsam ei olegi mitte ükski and, vaid see, et inimene oleks täidetud püha vaimuga ja elaks Jumalaga igapäevaselt väga lähedases osaduses. See on, mida Jeesus soovis. Ja ma olen leidnud oma elus, et meeleparandus, mitte meelelahutus, aga meeleparandus on see, mis avab otse kui ukse tee pühavaimu andidele, tulemaks sinu ellu. Apostlite tegude raamatus me näeme, et inimesed, kes said püha vaimu, olid esmalt pöördunud ja meelt parandanud. Vähemalt nii Piibel seda räägib. Ja nad olid Jumala poole pöördunud ja seal ühes loos oli ka üks nõid, kelle nimi oli Siimon, kes küll uskus ja lasi ennast karistida, aga me näeme, et tema süda ei olnud Jumala ees õige. Ta ei olnud tõeliselt ja tõsiselt meelt parandanud. Ta tahtis neid ande, mis apostlitel oli, selleks, et teha ennast kuulsaks, selleks, et teha imetegusid. Aga nii need asjad ei tööta. Meeleparandus on see, mis avab ukse. See tähendab austust oma Jumala ees. See tähendab pattudest teadlikult loobumist, valmisolekut lasta Jumalal tulla oma ellu ja muuta see elu. Jah, me tuleme Jumala juurde sellistena, nagu me oleme, aga me ei jää sellisteks, kui Jumal tõeliselt on meie elus. Meie elu hakkab muutuma. Meie väärtushinnangud hakkavad muutuma. Meie silmad hakkavad avanema ja kõrvad kuulma midagi, mida see maailm kunagi ei suuda sulle pakkuda. Jumala hääle kuulamine, tema vaimu väes liikumine muudab elu hoopis millekski enamaks kui lihtsalt vegeteerimine või eksisteerimine. Veega ristimine ja püha vaimuga ristimine. Need mõlemad on Uues Testamendis 2 olulist sammu. Üks puhastab nii-öelda Jeesuse lunastustöö läbi meie mineviku. Me tunnistame ristimises, et me oleme surnud oma vanale elule ja me tõuseme koos Kristusega, et elada seal veest üles, et elaga. See on otse kui pilt sellest, ma tuun uude ellu koos temaga. Ja see püha vaimuga ristimine, temaga täitumine, see on väga oluline, sest me vajame ju elada olevikus ja minna vastu tulevikule ühes kindlas veendumuses ja usus, et ma saan seda teha koos Jumalaga. Kui inimene ainult puhastatakse sellega veega ristimises, ega täideta Jumalaga, jääb ta lihtsalt nõrgaks. Jääb ta nõrgaks ja tühjaks, aga Jumal ei taha, et tema lapsed oleksid tühjad või nõrgad. Ta tahab, et tema lapsed oleksid tugevad. Nad oleksid rahutegijad selles maailmas. Nad oleksid täidetud Jumala väega. Kui nad kohtuvad kedagi inimest, siis tajutakse, et see, mis on selles inimeses, on midagi erilist. Temas elab üks eriline vaim. Midagi, mida mul ei ole, ma tajun, et temal on see. Jumala vaim, Jumala vaimuvägi. Rist on tühi. See on tõesti tühi. Kristus on üles tõusnud. Ta elab, ta on üles tõusnud ja ta on ülendatud, ütleb Jumala sõna. Ning täna kannab ristist sündinud päästet ja elu edasi. Kes? Püha vaim. Näete, ta on seal. Kui Jeesus ristiti Jordani jões, siis Piibel ütleb, püha vaim laskus tema üle tuvi kujul.
Jüri Heinla on selle töö autor ja ta kinkis selle mõned nädalad tagasi meie koguduse 35. aastapäevaks ja ma mõtlesin, mis on sobilikum koht kui see, kes teeb risti sõnumi elavaks meie jaoks tänapäeval. Püha vaim. Tema on, kes kirgastab Jeesust. Tema on, kes igatseb tulla sellesse püha vaimu templisse elama, mitte ainult korra, vaid igaveseks, alatiseks. Ära lõpeta igatsemist, armast vend ja õde. Mõni võib öelda, ma olen kaua palvetanud, aga ma pole veel püha vaimu saanud. Ära anna alla. Ära anna alla. Jumal tegutseb erinevalt ja erineval ajal. Mõni saab kiiresti, mõni saab hetkega, mõni peab ootama natuke kauem, aga oluline on jääda otsima. Oluline on jääda ootama, et saada täidetud püha vaimuga. Ka meie koguduses on olnud inimesi, kes said püha vaimuga ristitud hilises eas. Uljana, sinu ema, Albi, üle 80, kui ma 90 ligemale. Ja siis langes püha vaim. Sellisel võimsal viisil, et kui ma teda külastasin tema kodus, ei olnud kordagi, kus ma oleksin ära tulnud tühjana või kurvana, sest see õde seal, 90, oli nii täidetud püha vaimuga, rääkis võõraid keeli, nagu lind oleks laulnud. Ja kui see juhtus ja tema oma suu avas, siis ma tundsin, et ma oleks nagu otsapidi taevas ja päris tõsiselt. Jumala püha vaimu vägi on see, kes teeb su elu viljakaks. Õde ja vend, seda tasub igatseda. Selle järele tasub januneda ja mitte lõpetada enne, kui see on juhtunud. Mina ise sain päästetud 23. jaanuaril 1990, juba palju aastaid tagasi. Ja seal ma olin, Oleviste kirikus. Olin saanud päästetud ja korraga ma kuulen, et räägitakse pühast vaimust. Polnud öödega mütsi aimugi, kes see veel on. Aga 2. veebruaril, mõned päevad peale seda, kui olin saanud päästetud, olles Oleviste kiriku altaril, ma korraga kogesin. Just nimelt, ma ei teadnud, aga ma kogesin. Ma ei olnud õppinud midagi pühavaimu kohta veel, aga ma kogesin, et taevas korraga tuli vägi. See lihtsalt langes. Mu suu avas Jumala vägi. Ja ma muidugi ise tegin oma suu lahti. Aga Jumala vägi oli mu sees ja hakkasid tulema huvitavad sõnad. Frötende här Gud når. Sen trektele forgente protesten propaared. Ja ma ei saanud aru, mis toimub. Aga sealt tõustes ma korraga tajun, see ei ole enam see endine alur. Temaga on midagi juhtunud. Jumal tahab täita oma väega igat oma last. Ära lõpeta enne, ära anna enne alla, kui sa koged seda väge oma elus. Siis ei ole see enam arglik ega kartlik, ega häbene, et sa oled kristlane selles maailmas. Vastupidi, sa ootad võimalust, kellele midagi jälle võiks julgustavat öelda, mida Jeesus on sinuga teinud. Või millised võimalused Jumal on avanud selles maailmas ühel inimlapsele. Kohtuda elava Jumalaga selles maailmas. Püha vaim teeb need asjad elavaks. Täna kutsub Jumal meid tulema tema ligi, ilmselgelt tema ligi, parandama meelt, otsima püha vaimuga täitumist ja elama elu, mis austab Kristust. Jeesus ütles, te saate väe pühalt vaimult. Need on Jeesuse sõnad, need ei ole minu sõnad, aga ma kinnitan seda. Te saate väe pühalt vaimult, kes annab teile tõelise jõu elada ja see tõotus on aegumatu. See kehtib. See on täna täpselt samamoodi kättesaadav. Kui me siin nüüd veel ülistame Jumalat ja sa oled siin ja sa tajud ja koged, et sa tahaksid värskelt vaimuga saada uuesti täidetud. Sa tunned, et üks kuivus või leigus on tabanud sind sinu elu jooksul ja sa tahad sellest välja tulla, mina usun, püha vaim on siin. Ja siis me võime selle sama risti all põlvitada ja paluda, et Jumal, sina, kes sa kuulsid Kaide palvet ja tema tütre palvet, sina kuuled ka minu palvet ja las püha vaim tulla sealt ülalt, Isa, sinu juurest ja täita ka mind täna
sellel hommikusel nelipüha teenistusel siin Nelikaare kirikus. Issand, ma tahan elada oma elu sinule. Jeesus, ma tänan sind. Ma palun, et ülistajad tuleksid, me tõuseme ja me palvetame ja samal ajal me hoiame oma südamed lahti, sest see võib juhtuda sinuga seal, kus sa praegu oma pingis oled või ekraani taga oled. Nii nagu see juhtus meie Hans Heikiga, vennaga, kes sõitis jalgarattaga koju pühavaimu õhtult ja ei saanud seda kätte enne, kui oma jalgaratta seljas. Jumala vägi langes nii võimsalt, et mehe suu avanes ja võõrastes keeltes hakkas tema Jumalat ülistama. Issand, me täname sind, et sinu püha vaim on see, kes teeb elavaks sinu sõna ja teeb elavaks meid, kes me järgime sind, Issand. Me täname sind, et sa ei ole keelanud midagi head oma laste jaoks, vaid kes palub, see saab, ütleb sinu sõna. Ja Issand, täna meie südamed on avatud sinu ees, et saada täidetud taas ühe värske vaimuväega, mis teeb meid jõuliseks ja väeliseks elama kristlastena selles maailmas. Jumal, me paneme maha kõik oma kõrkuse sinu jalge ette, risti ette ja palume, et püha vaim, sina tuleksid ja asuksid elama meie südametesse. Jumal, ma palun, et sinu annid võiksid täna avalduda selles paigas siin. Inimesed, kes igatsevad rääkida võõrastes keeltes, et nende janu ja nälg selle järgi võiks täna täidetud saada. Jumal, tänu sulle, et sina oled väega selles paigas, et täita oma väega ka meid. Tänu ja kiitus sulle. Me kiidame nüüd Jumalat, aga altar on avatud. Rist on siin, see on tühi. Kristuse sõnumi teeb elavaks püha vaim, kes on meie keskel. Kiidame Jumalat. edasi anda veel ühe sõnumi, mis enne jäi rääkimata. Sellel esimesel ööl, kui õnnetus juhtus vastu järgmist ööd, mu tütar läks koju magama, sest 2 vanemat ei lubatud juurde jätta. Ta oli öö läbi üleval.
ja ta nägi ilmutust. Ta nägi ilmutust, et ta tütar seisab paljava jalu ja ta on pimedas toas ja ta seisab püsti, aga ta on maast kõrgemal. Ja tal oli seljas briljantidest, teemantidest kleit. Ja see sära, mis tast tuli, see oli nii tugev, et see tuba oli kõik valge. Nii et püha vaim annab meile ka alati aluse, millele toetuda. Amen. Jeesus, oled hõbedast kallim, hinnalisem kullastki sa. Kaunim oled teemantist rubiinist, su sära valguseks mu südames. Igaldan sind enam ma kui kulda, annan kõik, et leida võiksin. Armastan sind enam ma kui aardeid, sult ootan sinust ean ei lahku ma. Ema kiitus laul on südames, Jumal on hea kogu aeg. Ta pimedas öös ta valgust näeb, Jumal on hea, Jumal on hea kogu aeg. Jumal on hea kogu aeg, tema kiitus laul südames, Jumal on hea kogu aeg. Ka pimedas öös ta valgust
kogu aeg. Halleluuja, tänu Jumalale. Jumal on hea kogu aeg. Kanna oma lapsi ja lapselapsi palves. Tänu Jumalale nende eest. Nemad on need, kes peale meid jätkavad seda tööd Jeesuse Kristuse abiga. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku, vennad, õed, ja ikka rõõm Issandas, see on meie tugevus.